Tere! Tere! Meil on üks tooteanalüüs teha ja ma jagaksin selleks ekraani ja vaataks teiega ostukottidesse sisse. Ja mul on siin väikene memo ka, mis on, põhimõtteliselt me tuleme luubi alla praegu siis tote bags for grocery shopping ehk siis sellised taaskasutatavad ostukotid. Thinking green teema natukene. Esimese küsimusena küsime USP-i. Ja siin on siis lahenduseks see, et ta on eco-friendly, reusable ja multifunctional. Sinu USB on kõige tugevam, kui sa suudad seda faktiliselt tõestada. Kas inimesed otsivad reaalselt eco-friendly, reusable või multifunctional toodet? Siin oleks väga hea, kui sa võtaksid Helium-10 lahti keywordi ja paneksid näiteks shopping bag sisse ja vaataksid, kas mõni selline long tail otsifraas sisaldab üldse eco-friendly, reusable ja multifunctionali. Sest kui ta ei sisalda, siis inimesed otseselt seda ei otsi ja PPC-s ja üldse rankimistegevuses sa pead maksma PPC-s nende keywordide peale, mis ei ole sinu keywordid. Nad on lihtsalt reusable shopping bag, canvas shopping bag, aga kõik teised konkureerivad samadesse keywordidesse. Sinu nagu boonus oleks see, kui sa saaks eco-friendly keywordi endale võtta, kuna sa oled väga relevantne toode selle koha pealt või reusable on ja. Ma tahan teile kõigile öelda, et kui sul on unique selling proposition, vaata, kas sa leiad sinna ka nagu päris otsisõnaga taha. Muidu see on selline, et me natuke loodame, et ma ostan üldises trafficus üldistele keywordidele, ostan kalli raha eest nähtavust. Aga ma tegelikult ei tea ja siis see tõe hetk tuleb alles hiljem. Kui ma olen turule läinud, kui ma olen juba raha ära kulutanud, ma ei tea, kas inimesi kotib multifunctional. Ma ei tea, kas neid kotib eco-friendly. Teine koht, kus ma saan teada, on review'd ja küsimused. Kui sealt tuleb välja, aga otsingust ei tule, siis on natukene ka seljatagune kindlam. Aga kui kuskilt välja ei tule, siis võib olla, et minu unique selling proposition tal ei ole alust ja ma sellega tegelikult väga palju rohkem midagi müüa ei saa ja üldiste keywordidega nähtavust ostes PPC-s ma raiskan kõvasti raha, aga ma ei konverdi ära, sest inimesed reaalselt ei vaja seda. Ja kes tahab värskendada oma teadmisi, siis vaata Amazoni koolist üle Cerebro IQ Score'i ja Search'i kombo. Sealt sa saad näha, paned seed keywordi sisse, näiteks sinu puhul shopping bag ja siis hakkad vaatama, missuguste otsisõnadega neid tooteid üldse inimesed otsivad ja sealt sa juba näed ära, kas eco-friendly reusable tuleb sisse või ei tule. Hinnavahemik 8 kuni 119. 119 on vist mingisugused megabandlid, kus on mingi sadu kotte sees, eks ole. Ja, et see natukene läheb nagu laiaks, eks ju, et tegelikult siin tahaks, et sa keskenduksid veidikene paremini oma sellele nišile ära, aga teeme seda hiljem natukene koos, et vaatame, mis niši sa võiksid üldse minna, kui me üldse leiame midagi. Siis kas 3 põhilist võtmesõna tõusevad all time otsingu trendis? Siin ma tahaksin, et otsisõnad oleks vähemasti 3 sõna sisaldavad. Kui ta on lihtsalt canvas, shopping ja bag, ma ei tea, kas sa mõtlesidki, et komad käivad vahele või sa mõtlesid canvas shopping bag. Kui canvas shopping bag tõuseb, siis on kõik hästi, aga üksikuna need sõnad meil ei anna mitte midagi juurde. Siia võtta siis 3 kuni 5 sellist kõige relevantsemat otsisõna, näiteks reusable shopping bag, eco-friendly shopping bag ja Helium-10 näitab sulle ära Google Trends'i, kindlasti vaata Google Trends'i, Helium-10 näitab ära Amazoni trendi, kindlasti vaata all time, ehk sa ei näe ainult viimast 90 päeva, vaid sa tahad kõike ajalugu näha, mida Helium-10 on kogunud, nii et see on oluline ja kindlasti tõusev trend on meil vaja kätte saada, sest seal ei ole seasonality't sees, isegi kui toode on seasonal, siis me ikkagi all time'is näeme paari aasta peale ära, et üleüldiselt see kategooria tõuseb. Nüüd, mitu müüjat avalehel on kas hiinlased või Amazon Basic? Hiinlased on 24, USA-kaid 22 ja Amazoni 5. Tundub nagu see oleks natukene madala marginaliga business, me võime seda kohe sisse vaadata. Kui sa tulevikus toimetad, et siis üldiselt sa ei taha, et avalehel oleks üldse konkurente rohkem või pool avalehti, et siin ma näen, et tegelikult terve avaleht on neid tooteid juba täis, sul tegelikult ei ole väga palju ruumi, aga võib-olla on häda selles, et sul on liiga üldine otsisfraas
vaatame kohe sisse, et võib-olla me saame natukene kitsendada seda otsifraasi. Nüüd source imise oma hind 1/5 kuni 1/7 lõpphinnast, ütled, et on 1/5. No ütleme nii, et sa jääd vee peale, aga sa väga palju raha ei teeni, et kui me saame 1/6 peale, siis on meil natukene turvalisem olla. Ja nüüd eristumise koht disainiga. Vot disain on vaja ära testida, sest et see, mis on sinu jaoks ilus, eriti veel see toode, mis sa meile andsid, ma korraks näitan, et see, ma ei tea, kas sa tohid kasutada kuulsate kunstnike töid, et mingi, ma ei tea, kas 50 aasta pärast või niimoodi vist isegi võib, eks ju. Teine meetod on, et sa teed põhimüüjad, näiteks sa tahad kunsti panna koti peale. Sa võid vaadata üle Google Trendsi, palju seda kunstnikku üldse otsitakse, mis Amazonis tuleb selle kunstnikuga välja. Ja et need trendid, et need otsisõnad oleks olemas, ma ei tea, näiteks teed naistele midagi, ma ei tea, teeme kuldsete südametega neid kotte või midagi, et siis panedki Amazoni cold hearts ja siis vaatad, mis tooted tulevad välja. Et sa tahad natukene niimoodi, et sul oleks mingisugusele otsingule tugineda, et sa päris tühja ei tulista, sest vastasel juhul sul ei ole ühtegi otsisõna, millega oma kotti müüa. Ja sa pead konkureerima shopping bag otsisõnas nende odavate kottidega, millel ei ole mitte midagi peal, mis maksavad hästi vähe, mida ostetakse hästi palju, mis on orgaaniliselt kenasti ära ränkinud, kuna nad müüvad nii palju, aga sina oma kalli kotiga, eks ju, sa ei suuda seal üldises kategoorias mitte kunagi vee peale jääda. Sul on vaja kuidagi kinnitust, et see disain toimib ja kolmas koht on Big Fu. Et näiteks, kui sa tahad teha kunstiga prinditud kotti, siis lähed Big Fu'sse, võtadki Van Gogh näiteks erinevad pildid või niimoodi. Ma ei kujuta ette, see natuke läheb nagu, ütleme nii ka, et kellele mis pilt meeldib on ja aga miskit moodi nagu tahaks ära testida, et kas sinu disainilahendus ikkagi nagu kõnetab inimesi või ei kõneta. Kui sa tahad teha kunstnikku ja ütleme niimoodi, et copyrighti koha pealt on sul kõik okei, siis võib-olla sa tahad guugeldada, mis on selle kunstniku kõige populaarsem töö, mida inimesed armastavad väga palju. Noh, Google'is sa saad selle info enam-vähem kätte või Wikipeediast või mis iganes, eks ju. Kas või juba selle järgi, et sa sead regiooni Ameerikaks, kuna me toimetame Ameerikas, või siis kui sa lähed Saksamaale, siis Saksamaal ja paned sisse Van Gogh art näiteks ja vaatad, missugune pilt tuleb kõige esimesena välja Ameerika regioonis ja ilmselgelt see pilt, mis saab kõige rohkem klikke, on Google'is esimesena rängitud ja kas või selle järgi saad juba natukene infot kätte, eks ju. Igasugused nimekirjad ja most popular works, see aitab loomulikult ka, et Google ei ole ju see kõige tõesem koht, kus alati infot saada. Nii, aga ma läheksin sinna üldisesse otsingusse, sest et sul oli see hea üldise otsingu list ka siin olemas. Sina kirjutasid siia Canvas shopping bags with handles washable. Kas seda, see on nüüd väga pikk otsisõna. Alustame sellest, et võtame üldise keyword'i, sest et täna sa oled võtnud turuolukorra sellise otsisõnaga, mida reaalne klient ei kasuta. Reaalne klient ei saa samasugust tootevalikut endale ette, sest ta ei kasuta seda keyword'i, igale keyword'ile tuleb eraldi ja ma jätkuvalt suunan tähelepanu, et Eesti aadress ei tohi siin üleval vasakul olla, siia paneme Ameerika aadressi. Sest enamik tooteid Eestisse ei shipi ja me neid ei näe, aga Ameerika turu olukorrast ei anna see meile mitte mingit ülevaadet, kui meil osad tooted on puudu. Nii et ma kohe muudan selle aadressi siit ära. No nii. Ja nüüd võtame uuesti ette. Ja igaks juhuks panen uuesti enterit ka, et siin midagi kahe silma vahele ei jääks. Nii, ja kui me võtame shopping bag, siis ilmselgelt me saame siit paberist, kanvasest, plastikust, kangast, me saame kõiksugu asju ette. Mis ma võib-olla siin harjutuse mõttes ära teeksin, on see, et vaataks korraks üldisesse pilti sisse, mida Helium 10 näitab, et kas sellises avalehes on mõni väikeste reviewdega, aga vähemasti 3, 4, 5, 6 tuhat dollarit teenivaid tooteid. Et see oleks justkui nagu selline vihje, et kuhu me võiksime rohkem sisse vaadata. Siin revenue järgi on juba reastatud. Järgmisena vaatame review count'i ja lihtsalt surfan allapoole. Ma tahaks saada midagi 100 lähedalt, alla 100 selles avalehes. Nii, 44.
Need on nüüd külmakindlad ostukotid, 3 tükki. Üks on isoleeritud ja siis on 2 mitte isoleeritud. Teen ta kõrval lahti ja ma vaatan veel, mis siin ütleme nii, et kui sa üldise keyword'iga suudad müüa avalehel, tuled juba välja, et siis sa teed midagi õigesti ja see võib olla üks koht, mida me tahame kopeerida, aga me tahame seal midagi teistmoodi teha, et me saaks ikkagi väärida seda müüki nagu endale. Siis siin on 26-taalane erinevad värvid. Ma ütleks, et siin ei ole eristuspunkti väga palju, et ma võib-olla seda ei teeks ja siin on erinevad värvid, et see mind nagu, see mind väga ei päästa. Ma panen selle ära. Niimoodi. Et selle kolmiku puhul veitsa on probleem selles, et tegelikult $20 tooteid me väga ei taha müüa, aga harjutamise mõttes me võime seda korraks sisse vaadata, kuna täna on meil ostukottide teema, eks ju. Aga vaatame korraks edasi, kas siin on midagi veel. Ma vaatan siin review count'i, allapool hakkab tulema, nad teevad 5000, teevad erinevate mustritega, mis võib täiesti olla variant, aga selle hinnapunkt on $16, et me ei taha teha üldiselt allapoole 25 taala kindlasti. Et kui sa tahtsid teha disainiga, et siin sa näed, et müüakse 8 kotti $16, et see on otsene konkurent põhimõtteliselt sulle. Et kui otseselt ei otsita näiteks kunstniku ja tema disaini, siis tahes-tahtmata sellised lihtsad Hiina soodsad mustriga tooted on otseselt su konkurendid. Natuke vaatame edasi. Nii. Siin ei ole enam müüke näha. Ma korraks vaatame sisse sellesse tootesse. Katsuks aru saada, mis on, kui ma tahan siit nišist edasi minna, mis võiks olla see põhi-keyword, kus ma saaksin selle turu lahti, et äkki seda kombot müüakse ka natuke kallima hinna eest või ma saaksin midagi teha, et minna siit edasi nagu, aga mul on siuke tunne, et ma teen selle otsisõna ise. Ma tahan, et mul on sees grocery bag ja siis insulated cooler bag. Võtan selle tote ära. Ja cooleri võtan insulated bag, et oleks võimalikult lihtne. Et vaatame, mis tooted meil tulevad sellega välja. Et praegu me näksime pisikesse nagu lisaniši. Korraks vaatan üle, palju reviewsid on, mis siin toimub. Siin on 2 insulated, hinnapunktid üldiselt on veitsa madalad, kuigi see hall insulated on 26, et see on nagu täitsa okei. Nii, siin on 29 ja tal on 3000 review'd ja sa näed, et siin on selline ameerikalik disain, selline neutraalsed värvid, eks ju, mustrid, 30 taalaga inimesed on täiesti nõus ostma. Et see on üks tore koht, kusjuures sellele tootele ma teeks isegi reverse sales'ini. Ma võin sellega hiljem teiega üle teha, et kuidas ta mustriga toodet suudab, eks ju, müüa. Aga tal vist, insulated cooler on tal ka täiesti olemas. Nii, teised siin väga silma ei paista. Nii et disainiga selles valdkonnas on kindlasti võimalik raha teha. Kas või juba siin, et ta näeb natuke välja nagu arvutikott, ta ei ole nii nagu robustne, et ta näeb natuke disainikam välja, eks ju. Et võib-olla siin ostukottide segmendis saab natukene nippe võttagi arvutikottidest, või siis seljakottidest. Seal on disaini teema läinud oluliselt edasi. Et kui ma ei taha sellise kotiga tänava peal ringi käia, tahan natukene stiilsem välja näha, et mis disaini ma siis kasutama pean, on ju. Siis on siin üks ostukott, millel on need purgihoidjad, joogipudelihoidjad. See on tegelikult täitsa põnev toode vaadata sisse ka, sest siin on eristuvuspunkt selgelt olemas. Et eristuvuspunkt minu jaoks ei ole, et mul on siin 15 tükki komplektis, sest seda on mega lihtne nagu järgi teha. Vaatame edasi. Hästi palju värvivariatsioone ma ka ei tahaks teha, sest see läheb meile kalliks, kui me tahame turule tuua ja testida. Ja edasi ma võib-olla ei oskakski siit. Edasi hakkab natukene minema juba mudruks kätte ära, kuigi üldiselt tundub, et neid tooteid on väga palju.
ja vaata, siin on isegi selline huvitav asi, et on trolley bags. Vaata, kus me kõik välja jõuame shopping bagsidest juba nagu väga mitmesse huvitavasse pisikesse niši ja see on täpselt see, kuidas tooteanalüüs käib. Me võtame suure keywordi ja hakkame vaatama kohti, mis eristuvad natukene ja loomulikult me võtame siia numbrid ka juurde, aga esialgu katsume need mini-nišid üles leida. Aga ma praegu rohkem ei lähe, muidu meil läheb siin 5 tundi, et ma ise istun ja teen päev otsa siukseid asju. Korraks võtan need numbrid siit kätte. Et kas on mõtet edasi uurida, kuna ta oli ikkagi suht avalehe toode meil shopping bag insulated kategoorias. Et siis ta võiks ju raha teha ka. Täitsa teeb raha ja seda me võiksime 11 000, et seda me võiksime edasi uurida, seda kogu kategooriat. Kogu kategooriat ma enam ei uuriks niimoodi, et reusable foldable grocery bag. See ei ole see koht, kus ma saan edasi minna. Edasi ma lähen reverse ASIN-iga, ehk siis ma tahan teada see konkreetne toode, ta müüb kenasti, tal on 1000 review'sid, minu meelest oli, kui ma peast mäletan, ja 3000 review'd, et ta on vana toode. Helium 10 graafik, vajutad all time, vaatad, millal turule tuli. Kui sellise vana tootega tegu on 2018, et tegu on ikkagi väga vana tootega, et ütleme nii, et konkurentsis on ta meile nagu tülikas, nagu tagumikus ora, sest et ta on, selle nimetus on grandfathered in, ta on nii-öelda enneaegne toode. Enamik inimesi 2018 ei müünud veel Amazonis, eks ju. Enamik inimesi on tulnud viimase paari aasta jooksul, et see on üks vana toode, aga ta disaini kontseptsioon on lihtsalt nii edukas olnud, et ilusasti toimib, et võtame need keywordid, millega ta müüb. Ja me tahaksid näha, kas seal on mingisugust disainiga seotud kohti. Sest et üldine grocery bag ei hoia meid vee peal. Meil on vaja disainiga või funktsionaalsusega seotud keywordi ja me vaatame teiste toodete puhul täpselt samat asja. Ma vajutasin reverse ASIN, või mitte reverse, vaid keywords, eks ju siin tabelis, Science Cerebros tabeli. Nüüd ma tahan võtta organic rank 1-4 positsioon. Panen apply filter. Ja ma saan kõik võtmesõnad, kus ta orgaaniliselt on 1-4 positsioon, ehk siis ta teeb nende võtmesõnadega kõige rohkem müüke ja see on see, mida ma tahan. Ja ma sain kokku mingisugune enam-vähem 8-9 võtmesõna ja kohe ma teen laiemaks, et me saaks kätte. Sa näed, nad on kõik long tail keywords ehk pikad otsisõnad ja pikad otsisõnad on need, millega inimene päriselt ära ostab. Shopping bag keywordiga üldiselt inimesed ei osta, nad klikivad edasi, nad tahavad nišikamaks minna oma soovidega. Nii, Planet E, see on nüüd bränd. Eco reusable bags. Siin on kahjuks see, et see search on natukene madal, aga kui ta oleks, ma vaatan korraks trendi, et võib-olla see trend on nii agressiivselt tõusmas, et võtame siit all time. Ta pigem on decline'imas, et Eco reusable oli 2020 väga teema, aga nüüd on millegipärast ära kadunud. No COVID ajal, eks ju, shopping bag ei olnud väga teema, aga üldiselt on ta ikkagi oluliselt madalam. Samas viimasel ajal on ta kõvasti tõusnud. Et ma võtan need brändikad välja Planet E asjad, et neid ei ole meil listingus võimalik kasutada ja neid keyword'e me ei saa endale vundamendiks laduda. Nii, meil põhimõtteliselt selle disainiseti puhul on Eco reusable, ei ole seotud disainiga üldse. Large square tote bag. Ma ütleks, et see ei ole meie keywords in search volume on väga väike ja järgmine väga väike on samuti reusable grocery bags Planet E. Okay, see on ka nagu brändiga seotud. Et siit sa näed ära, et tegelikult müüakse disaini üldiste keywordidega. Tal on õnnestunud luua Ameerika inimesi kõnetav disain, sa võid samamoodi teha, kui sa tahad. Kuna selles setis on sees ka isoleeritud kott, siis sa võiksid sama teha. Aga vaatame natukene edasi. No see disaini valideerimise kohta on täpselt see, et kas sa paned 10-sse või sa ei pane 10-sse, et võib-olla sa tahaksid siin teha Bigfoot teste Facebook gruppides, panna postitusi mingi emade gruppides, et hei, missugused ostukotid nagu, et kas ma ostaksin selle või selle, sa oled ilmselgelt väga salajane, et see ei ole sinu toode, sa ei pane sinna linke juurde.
sa teed seda enne, kui sa turule tuled, eks ju, saad kindlasti selle disaini koha pealt võita ja see eeldab, et kas sa teed 3D pildid, kas tehas saadab sulle mingisugused kanganäidised, et sa saad kuidagi mudida, ma ei tea, Photoshopis on ja, aga see kvaliteet peab olema nii hea, et see asi näeb nagu päris välja. Nii et disaini puhul me disaini keyword'i ei leidnud ja siin sa konverdid ära üldiste keyword'idega ja see on natuke nigel, sest sa pead disainiga mega täppi panema. Vaataks edasi nüüd funktsionaalse ostukoti koha pealt. Vaatame, mis see võiks olla põhi keyword. Hinnapunkt on väga hea, 26 reitingut. Tundub, et inimestele meeldib see. Kui sa mõtled seda, et tegelikult on populaarne ka selline disainitud kott, on ju, et võib-olla ma paneksin kokku ühe nendest disainidest ja teeksin sellest funktsionaalse koti. Ta ei pea olema ju must, eks ju. Listingu kvaliteet üldiselt ei ole hea. Selline 3, ma ütleks 0-5 on täiesti 3. Et väga-väga selline algeline. Kui ma korraks lähen sisse, vaatame korraks basic eelarve järgi ka. Siit samast saad vaadata Heliumist, et mis sulle tundub, kui sa hakkad tehastega rääkima. Et mis see sisseostu hind võiks olla, et siin need kalkulatsioonid, et sa teeniksid marginali 20% ja ROID 47%, siis eeldab, et sa üle $8 koti ja pakendi eest ei maksa ja inserdi ja mis iganes sa paned, eks ju. Ma tahaks loota, et sa saad selle koti veidi soodsamalt kätte. Mul kuidagi kõhutunne ütleb, et äkki 5, ma ei tea, mis sina Ivan arvad, kui me selle koti source. Me oleme vaata neid folding balancing teinud. No mingi 5 võiks selle kätte saada, eks ju. 4-5. Noh, paneme 5, et pakend on ka sees, on ju, et siis ta läheb selliseks marginaalid ja ROID lähevad natukene paremaks. Nüüd, kes ei ole väga suur peast arvutaja, teeme kiiresti siin, kalkulaator on mul ilusti kogu aeg lahti, eks ju, võtame 40 jagatud, päris võib-olla 5, ma ei tea, paneme 5,5 näiteks, et siis on väike varu ka sees. Et mis ta tuleb? Tuleb 7 ja 7 on väga-väga hea koht, millega müüa. Sul on ruumi alla tulla, sul on ruumi reklaami teha ja sa saad endale ka siit kasumit kätte. Nii et mõnus, hea hinnapunkt, aga nüüd vaatame olulist kohta ehk siis esiteks palju see toode raha teeb ja mis selles segmendis üldse toimub ja missuguste võtmesõnadega sa võiksid ennast ära siduda. Kas sa oled jällegi üldises kategoorias? Okei, siin ei ole näha müüke. BSR 22 000 ei ole nüüd nii halb, aga ta ei ole nüüd tohutu hea ka. Vaatame korraks ära, kas tal on, ühesõnaga vahepeal Amazoni tooted ei näita data, et see on täiesti tavaline. Osa meie toodetest ka ei näita müüke ja asju, et sinna ei ole mitte midagi parata. Nii, vaataks, kas tal on mingid keywordid, kus ta on rankinud 1-4 positsioon, sest nende keywordidega ta kindlasti müüb. Ja siis vaatame üldise kategooria ka üle. Nii. Abimees läheb siia ülesse. Organic. Paneme 1, maks 4, esimesed 4 positsiooni, kohe pärast reklaame. Ja saame pizza holder warmer. Tegelikult hoopis teine keyword. Et kui sa tahad, siis sa võid tegelikult edasi minna pizza holder warmeri tootega. Jõudsime ostukottidest pizza holder warmer, et see on umbes nagu need toidukotid, eks ju. Et nagu sa näed, siis selles kategoorias ei ole väga palju kasutatud disaini. Samas ta on ilmselt osaliselt B2B toode. B2B ei taha olla disainikas. Et inimesed, kullerid ei taha käia mingisuguse mummulise kotiga ringi, on ju. Aga samas, kui ka pered seda ostavad, sul on vaja nüüd sukelduda reviewdesse ja vaadata, kes on su buyer persona, kes kirjutab reviewsid, kas on pereisa, pereema. Kui on pereema, siis sa võid vabalt teha põhimõtteliselt analoogset disainid pizza holder warmerile. Ja kuna see toode müüb nii hästi, see stilistika neile meeldib, siis me võime suhteliselt kindlad olla, et nendele emadele meeldivad pizza holderid ka nagu natuke paremini, aga natukene nagu warning sign on see, et kõik on mustad või mis iganes sellised, et ta tundub olevat B2B toode, aga süvene palun reviewdesse ja vaata, kes neid reviewsid kirjutab. Ma panen selle korra siit kinni. Võtame sellele tootele üldise keywordi, mis võiks olla äkki paneme insulated shopping bag with drink holder. Ma natuke loon jälle.
ja siis vaatame, mis meil siit insulated shopping. Nii, ma kirjutasin valesti veel ka. Ikka juhtub. Nii. Nõnda ja vaatame, mis me siit kätte saame. Võtame selle kalkulaatori siit eemale. Kas meie toode, okei, siin tuleb üks shopping bag. Hinnapunkt on jällegi väga hea, ta on nagu shopping bag, food delivery backpack, täiesti võib-olla järgmine nišš, mida sa tahad avastada, food delivery backpack ja drink holder, on ju, with drink holder. Võtame, kas meie shopping bag üldse tuleb välja selle keywordiga või mis siit üldse välja tuleb. Enamus nendest kottidest on niimoodi, et joogid käivad siin sees, aga meie tahame, et need joogitopsid on siin väljaspool. Ja, et kas tuleb kohvi või tuleb mingi jääjook, on ju, et siin mingisugused konkurendid on täiesti olemas. Ja hinnapunktid, kus juures on väga mõnnad, et üldse mitte halvad. Et ma võtan mõne konkurendi lahti ja vaatame, kas me nende käibed saame kätte. Ja mida ma siin võib-olla teeksin, siis on see, et kas reviewdest tuleb äkki välja, mida ma saan parendada. Näiteks, ma ei tea, veel paremini polsterdatud käepide või siis õla see pael, millega sa saad õla peal näiteks hoida. Või siis, et sa saad selle suure koti endale selja peale panna, eks ju, niimoodi edasi arendada. Aga see peab reviewdest välja tulema, et seda päris ise ei ole mõtet seda investeeringut teha. Ma korraks nüüd vaatan, mis numbreid, kas me saame siit numbreid kätte või ei saa. Muidu me natuke tulistame tühja, teeme suure analüüsi ära, aga pärast tuleb välja, et iga üks teenib 50 taala ja siis nagu meil ei ole väga huvi minna sinna niši. Ta ei anna, ta võib olla ka seotud sellega, et vaatame ühe veel. Et ta on mingis kategoorias, mis on millegipärast ei taha nagu reviewsid. Elektroonika kategooria üldiselt ei anna väga hästi käibeid kätte. Aga ma võin, siin ta teeb, siin ma näen 7000, et see toode ja BSR on 23 000. See toode, mida me kõige esimesena vaatasime, selle BSR oli 22 000, ehk siis me võime eeldada, et esimene toode teeb meil 7, 8, 9 000 dollarit käivet. Nii et sa saad alati vaata, kui sul käivet ei tule, siis võtta midagi hästi analoogset ja vaata, mis BSR on ja selle kaudu saad siis leiutada. Mina ütleks, et päris nagu äge mõte, ma läheksin kindlasti reitingutesse sisse, küsimustesse sisse, vaata, see on mega hea koht. Kui ma küsimustesse lähen, inimesed on jäänud nagu natukene üksi listingu nigela kvaliteediga. Nad küsivad, et kas see kott on veekindel. Miks ta peab üldse küsima küsimustes, kas kott on veekindel? Kui sinu kott on veekindel, siis näita listingusse kohe ära. Kui sinu konkurent seda ei tee, siis sa võid teha kas või samasuguse koti ja sa listingus kohe ütled ära, et on veekindel. Pealkirjas kohe ütled ära, et on veekindel. Eriti kui küsimustes sa näed, et seda küsimust küsitakse 1 000 000 korda. Nagu see on ju unique selling proposition, mida sa ei ole ise pidanud välja mõtlema. Inimesed küsimustes ütlevad sulle, mis on unique selling proposition. Vaatame edasi. Kas see kott saab olla seal pakiraami peal? No põhimõtteliselt sa võiksid ju pakiraami mingi kummi või midagi sinna külge panna, et can be installed to a bicycle. Pigem kas põhi on tugev, et kui kas paned, et ta lihtsalt nagu vaju. Ja plastikus, ma ei tea, mis selle materjali nimi on, aga vaata see plastik, mis on nagu seest on nagu sellised õhutuubid lähevad, aga ta on selline sood, kasvuhooneid tehakse sellest ka. Meile kasvuhoone selline. Siis see plastik on suhteliselt soodne. Võib-olla sa saad selle plastiku sinna panna, mingi võib-olla kinnituse koha ka või mõelda välja, kuidas teha seda soodsalt, et sa ei lähe üle 37 taala kogu hinnaga, eks ju. Jälle unique selling proposition, mida sa ei pea kuskilt välja tõmbama. Siis et inimesed on segaduses, et listing näitab, et kuumad ja külmad asjad on samas kotis. Sina võiksid sellesse tootesse integreerida ilmselt vaheseina. Ma nüüd täpselt ei tea, kas siin on või ei ole. Aga vahesein, et sa saad kuumad ja külmad asjad panna sama. Vaat siin ta näitabki pitsa ja siis joogid, eks ju. Et tegelikult tõesti see ei meiki sensi, sest keegi ei taha sooja õlut. Täna just, kui ma ostsin lõunat, ma nägin, just kuller tuli, tal oli samasugune kott, oli 2 erinevat osad. Alumine pani soe toidu ja peamine, kus ta pani Coca-Cola. Ja lihtsalt oli täpselt samamoodi lihtsalt
see hõbedane leier. Hõbedane leier oli vahe ja hoidis. Jälle nagu eristuvuse punkt, mida sul on nii lihtne teha ja see maksab sulle võib-olla 50 senti rohkem, et sul on lihtsalt see leieri osa seal peal ja kõik, eks ju. Nii et head ettevõtjad, küsimused on mega hea koht, kus unique selling proposition'it leida. Vaatame korraks veel. Et nad küsivad, et kas on piisavalt hea kvaliteediga kott, et seda saab kasutada professionaalselt toidu delivery äris. Ja siis vastus on see, et jah, see on hea kvaliteediga. Et sina võid oma listingus kohe öelda, et sobib nii erakasutuseks, piknikute jaoks kui ka professional food delivery business. Sest halva kvaliteediga toodet sa nagu nii turule tooma ei hakka, sest see on hästi suur negatiivse review saamise oht. Ja siis ütleme nii, et sellist äri me nagu nii ei tee. Seda äri teevad hiinlased. Ja meie ikkagi teeme jätkusuutlikku äri, et me töötame oma tootega seni kaua, kuni me saame asja korda. Siin sa näed, üks konkurent on selle vaheseina vahele teinud. Kui sul enamikel konkurentidel on selline õhukene vahe, siis sa võid öelda, et sul on natukene paksem vahe, sul on isoleeritud vahe, võib-olla sa saad siia peale panna ka sellise lapaka, eks ju, võib-olla see on klapitav, et kui sul on siin pitsad, siis ülevalt ei tule õlledeni seda kuuma pitsa auru, et õlled ikkagi ülevalt ära ei soojene, eks ju. Tundub ju täiesti tehtav asi, eks ju. Et äkki sa vaatad natukene siia suunas edasi. Et kus see siin välja viia võiks, et ma soovitan, et võtta kõik sellised topsidega 2 komponendiga suuremad kotid ette, kus sa saad see vaheseina siis teha, saad jooke tassida, kuumi asju tassida, külmi asju tassida, lahendad ära, kuidas sa ratta külge paned, lahendad ära, kas ta on veekindel või mitte, või annad veekindla sellise, nagu seljakottidele pannakse peale hästi soodne kummiga selline, kõiki probleeme ära lahendada ei saa, näiteks jalgrattele kinnitamist, et siis lahenda kas või ära waterproof. Okay. Aga ma võtaksin kõik need tooted, võtaksin kõik need küsimused ja teeksin kvantitatiivse, kvalitatiivse analüüsi, et mis küsimusi inimesed kõige rohkem küsivad ja sina saad sealt kõige tähtsama unique selling proposition'i endale välja aretada. Sa võiksid uurida natukene seda teemat siin ka, eks ju. Ma vaatan, et see listing on 3 pildiga. Ma korraks vaatan, et kas siin on, mis käib, et siin on, iseenesest ta müüb $50, ei ole halb hind üldse. Praegu vaatan, et meie portfelli sobiks ka. Revenue on mingi müstiline siin, et siin peab olema ettevaatlik, et võib-olla see turg on liiga satureerunud. Et siin on sadu tuhandeid tehakse. Et ma korraks vaatan trolley bags, mõtleme lihtsalt, mis siin turul toimub, et kui siin on ikkagi 800 lehekülge tooteid, et siis on see rong ammu läinud, eks ju. Et siis peab vaatama, kas me suudame eristuda, leida mini-niši. Tundub, et siin on juba palju tooteid ees. Et see sinu shopping bag on nagu palju parem idee, aga samas kui palju juba kohvrid tulevad tegelikult. Ja, kuule, see tundub olevat ausalt öeldes väga põnev nišš. Kusjuures see on ausalt öeldes on väga üllatavalt tühi, et kui siin on sadu tuhandeid käibeid ja siin on ainult pool lehekülge tooteid, et siis on täpselt see koht, kus sa tahad olla.